Ja tere head kolleegid ja linnavalitsuse liikmed ja loomulikult volikogu esimees. Järgmisel nädalal saab uuest linnavalitsusest aasta täis. Kas on linnavalitsuse linnas midagi linnaelanikele paremaks läinud? No kindlasti mitte. Täiesti hulluks on läinud see asi. Ja täna seda kõnet mõeldes siis mul tuli meelde üks vana hea hittlugu, perestroika laul, et miilits ja punkar sõbralikult näe, ulatavad teineteisel käe. Ja see põhimõtteliselt see linnavalitsus näebki samamoodi välja nagu miilits ja punkar ja võib-olla isegi natuke meenutavad Breemeni linna muusekante, et igaüks mängib oma pilli ja midagi sealt välja ei kostu ja kellelegi hea ei ole kuulata igal juhul. Ja ütleks siis niimoodi, et see on ikka häbi, mis Tallinnas toimub. No, ma eile lihtsalt lugesin, ma hämmastan lihtsalt uudisriba peal. Eleni kool otsib annetusi klaveri ostmiseks. Te ei suuda isegi puudega lastele hankida klaverit, kui neil on vajadust. Miks? Ja infotunnis linnapea, ma esitasin talle küsimuse, et miks Tallinna nii mälestus, tähendab nii kurbadel päevadel nagu märtsi küüditamine ja Tallinna pommitamine. Esindas linnavalitsust abilinnapea, kes sirgeseljaliselt kogu aeg kaitseb küüditajate märtsi pommitamise heakskiitjad Juhan Smuuli põlistamist Tallinna linnaruumis ja ma sain vastuse, et ma võtan poliitilisi punkte. Aga täna ma lugesin läbi 2016. aasta Ossinovski kõne sotsiaaldemokraatide kongressil ja seal ta nimetas minu erakonna liikmeid ja kaaslasi idiootideks ja eestlus olevat düstoopia ja kogu see kõne oli täis viha ja vaenu. Kõik, kes sotsiaaldemokraatliku maailmavaadet ei hinda siis nende jaoks. Ja tahan lõputuseks öelda, et tegelikult lugupeetud sotsiaaldemokraadid, et te riigis ei ole koalitsioonis ega opositsioonis ei ole teretulnud, te ei ole parketi kõrbulikud. Ja lõpetuseks veel, rahva ütlus on, et koer muutub peremehe nägu ja see on teile Isamaa. Aitäh! Suur tänu!